Kui rääkida auhindade jaotamisest, siis on laval muidugi põhiküsimus, kes saab ihaldatud tiitlid. Kui aga vaadata punasele vaibale, siis sahistatakse just selle üle, kes mida seljas kannab. Väga ilus outfit on seljas. Aitäh. Kust su kohast see siis nüüd välja võlutud on? Väga igav vastus kodust ja kapist. ma olin millegipärast seekord kimbatuses, et mis ma selga panen ja otsustasin minna kindla peale välja. Kindla peale tähendab pükskostüümi? Pükskostüüm, hästi mugavad jalanud, ei ole vaja filmida, hoiame kaamera üleval. Aga jaa, ma väga pingutanud, sorry. Paistis, et nii mõnigi siiski pingutas ja mõtles eriti pingsalt, kuidas punasel vaibal tähelepanu enda riietusele tuua. Sul on väga ilus kleit või riietus täna selles, ma ei teagi, kuidas täpselt nimetada, aga kui kaua siis mõtlesid, et mida täna selga panna? Ma arvan, et 6 aega tagasi me hakkasime mu stilisti Karin Nahkuriga seda kõike otsast harutama ja see valmis üleeile. Nii et selles mõttes me pikalt mõtisklesime ja ta tuli õmbleja juurest üleeile, nii et ma olen väga rahul, et me Kariniga koostööd tegime. Villem Trillem peitis enda nägu salli sisse, just kui oleks tal külm. Teised aga pidasid võitlust selle üle, kes kõige vähem selga paneb, sest nagu ikka muusikamaailmas kohane, oli ka seekord punasele vaibale päris palju paljast ihu toodud. Sa vahetasid ka riideid, et mis sul nüüd siis seljas on? Tead, see on endiselt Karin Nahkuriga koos kokku pandud ja see on Eesti disain, nii et mul on siiras rõõm seda täna kanda. Selga oli pandud riideid seinast seina, näiteks läbipaistvat, sulelisi ja karvalisi, huvitavaid peakatteid ning samuti otse loomulikult glämmilikult sädelevat. Tanja Mihhailova näitas enda saledat joont ning säras kuldses kitsas kleidis. Enda ilusat säärejooksu seevastu näitas Keter Jaani. Enda moetunnetust näitasid ka kõige pisemad. Sul on täna ilus riietus seljas. Kas see on ekstra tänaseks ostetud või on see mingisugune taaskasutus, kui nii saab öelda? See on kaaskasutus. Ma läksin ja rentisin selle. Tänud siin lähevad vist Hugo von Gutten, kui ma ei eksi, et shoutout temale selle eest. Aga sellistele üritustele, kui palju siis tulebki uusi asju osta või oled pigem sellise taaskasutuse teed, et vaatadki neid, mis kodus on? Ma olen juba väga pikka aastat olnud arvamusel, et me ei pea igaks ürituseks uusi riideid ostma. Et ma arvan, et on riideid, mis tuleb valida õigel ajal õigesti ja siis kanda neid võimalikult palju. Ehk siis mulle ei meeldi ületarbimine, mul tõesti ei meeldi.